Tere tulemast vaatama 5. veebisaadet nimega Loodushoidlik turism ja tänases saates on väga hea meel teha siis esimene vestlus kellegiga hotellisektorist. Tere, Felix! Tere hommikust! Ega see loodus nagu otseselt ühe Tallinna kesklinna hotelliga ju nagu esimese laksuga nagu ei haagigi paljudel inimestel. Aga samas tundub, et sellised nagu teemad, nagu kuidas keskkonda säästa, just ka majutussektoris, et see ei ole midagi uut. Võib-olla sa sisseosaks räägidki, et enda taustast kaua sa üldse selles asjas oled ja et kuidas sulle tundub, kas see loodushoid on midagi uut või on see nagu alati olnud või kuidas nagu on asi muutunud? Ja, aitäh, Aivar, et kutsusid rääkima ja eks see on ju selline teema, millest võib rääkida tunde või päevi ja jäämegi rääkima. No praegult 1 tunni. Ja, mina suhteliselt vana inimesena, eks ju, saaksin iseendast rääkida juba. Kaua sa oled turismis, ega ma ei tea. Ja, ma alustasin võib-olla kõik päris algusest ära rääkida ausalt, nagu Agu Sihvka ütles, eks ju, et siis kõik algas ju sellest, kui ma Tallinna Tehnikaülikooli tollasesse Polütehnilisse instituuti 81. aastal läksin õppima ühiskondliku toitlustamise tehnoloogia ja organiseerimise erialale. Ja peale lõpetamist 86. aastal paar aastat otsisin siis ennast erinevate töökohtade peale erinevates ametites, aga juba 89. aastast liitusin tollase Finest hotellgrupiga, mille lipulaevaks siis oli esimene rahvusvahelise tasemega hotell Palass, mis peale renoveerimist 89. aastal avati. Ja minu esimeseks töökohaks ametiks saigi siis hotell Palassi turundusjuht, logistikajuht, hankejuht, kommunikatsioonijuht ja kõik muu selline töökohaga kontoriga Helsingis. Finest, ma just aru, see ongi nagu Finland ja Estonia. Ja, täpselt nii. See oli üks esimesi ühisettevõtteid, Nõukogude Liidu Soome ühisettevõtteid, mille asutas siis Tallinna hotellikoondis meie poolt ja Soome poolt 3 firmat, Arctia Hotels, laevafirma Saimaa Lines ja ehitusettevõte SRV. Ja sealt algas minu hotellikarjäär peale, kuna ühendused välismaailmaga olid tol hetkel veel väga keerulised, mitte ainult, et liikumine keeruline, vaid ka sidepidamine, tehnoloogiat ja sellist, nagu me praegu oleme harjunud, ei olnud, siis Toomas Sildmäe, Finest hotellgrupi asutaja, otsustas saata mind Finesti ja hotell Palassi asju ajama Soome. Et lähem ja otsesemad, kiiremad nagu suhtlemise ja otsustuskanalid. Ja, sest kliendid tulid sealt valdavalt, sealt tuli ka väga palju kaupa, mida oli vaja rahvusvaheliste klientide teenindamiseks ja seetõttu selline otsus tuli, nii et ma esimesed 5 aastat peaaegu olingi Helsingis. Minu kontoriks pika aja jooksul oli seal Marski hotell, kus ma siis sellist rahvusvahelist hotellindust õppida sain ja kogeda päris nagu lähedalt käega katsuda ja siis töötasin tihedalt koos sellise organisatsiooniga nagu Arctia Hotel Partners, mis oli turundusorganisatsioon, mis liitis Arctia hotellid terve Soome pealt. Ja mis Arctia hotellid siis mingil hetkel võeti üle Scandic grupi poolt. Nii et sealt algas minu nagu selline hotellimehe elu. 94. aastal kolisin tagasi Eestisse koos perega
Helsingis sündis ka minu 2 nooremat last. Et olin ikkagi väga tihedalt seotud Helsingiga, aga edasi jah, minu teekond läks nii-öelda nagu tõusvas joones ja haare laienes, et Finestil endal nende aastate jooksul ju avati mitmeid uusi hotelle ja mina olin siis juhtkonna ja juhatuse liikmena ja palassi direktorina kogu selles arendusprotsessis kaasatud ja tõime uut hotellindust Eestisse ja kasvatasime ja koolitasime inimesi, töötajaid, kellest paljudest sirgus järgmistel aastatel Eesti edukate hotellide juhte ja tublisid teenindajaid. Nii et selles mõttes nagu sellise rahvusvahelise hotellinduse loojate seas Eestis on mul au olnud olla. Kuidas sa siis seda keskkonna säästmise ja looduse hoidmise aspekti tollest ajast meenutad? Eks algus oli ikkagi nagu üsna ju metsik, nii nagu kogu see ühest ühiskonnaformatsioonist üleminek oli ju kõikides sektorites ja päris nüüd jõgesid ümber pöörama jagatud, eks ju, nagu siin mõned seltsimehed Venemaal üritasid teha 10 aastat tagasi, aga ega need esimesed aastad ei saa öelda, et oleks olnud väga keskkonnahoidlikud ja loodussõbralikud. Kui ma mõtlen tervikuna, aga sellise rahvusvahelisele kliendile suunatud hotellina, hotell Palass ja siis peale seda ka sõsarhotellid paratamatult varakult pidid hakkama juba mõtlema, sellepärast et välismaalastest kliendid olid ju ikkagi ka 20-30 aastat tagasi sellega harjunud, et keskkonna peale mõeldakse ja loodushoiu peale, nii et esialgu ilma igasuguste selliste ekolabeliteta või rahvusvaheliste mingite reegliteta siiski hakkasid hotellid, ma arvan, et ka võib-olla ühtedena esimestest mõtlema selle peale, et kuidas keskkonnasäästlikult majandada. Et selliste märgisteni ju jõuti seal selle 2000 pluss aastatel alles, et enne minu teada ikkagi mäletamist mööda ikkagi käis nagu pigem selline nagu igal ühel sellise iseõppimise alusel. Aga mis see võis olla tolle, mingi Nordic Swan või mingi niuke asi või? Ma ei mäleta jah, et mis siis mida eeskujuks võeti, küllap mingisugused Skandinaavia eeskujud olid, et me oleme alati olnud kõige paremini seotud Skandinaaviaga, eelkõige siis Soomega ja usun jah, et küllap mingid Nordic või Scandinavian ecolabel on olnud, eks ju, millega me oleme alustanud. Sa mainisid ka Scandicu ketti ja et mulle kohe lõi pähe, et ma ei julge öelda, kas 10 aastat tagasi, aga võib-olla isegi 10 aastat tagasi meediast käis läbi, et Scandicu kett Rootsis, et nemad täielikult loobusid pudeli veest. Ütleme selline nagu pakendialane just, eks ju, idee ja nii nagu Eestis, eks ju, kraanivesi on ju Rootsis on igati joodav ja nad siis oma tubades, oma restoranides, eks ju, hommikusööjud hakkasid pakkuma kannuvett, et see oli juba üliammu, nüüd on meil see nagu niisugune mainstream, eks ju, või sellegi poolest pudelivesi pole kuhugi kadunud, kui hakata vaatama. Ja Scandic Hotels on olnud maailma hotellinduses kogu aeg eeskõndija keskkonna säästliku majandamise seisukohalt, et nemad ikkagi juba päris ammu võtsid kasutusele hotellitubades prügi sorteerimise, prügikastid,
taastuv materjalidest toodetud pastakad ja nii edasi, et neil on olnud jah, väga tõsine selline roheline programm juba ikkagi tõesti enne kõiki meid juba kasutusel olnud. Ja sa istud hetkel seal Nordic Hotel Forumis, eks ju, see on nüüd sinu enda hotell, sa oled selle juht ja omanik. Kuidas selleni jõudsid? No peab paika jah, et mina töötasin umbes 15 aastat teiste tööandjate juures ja õppisin seda hotellinfust. Ja siis ühel hetkel saabus selline aeg kätte, et tundus, et on õige aeg, et alustada oma ettevõtlusega. Minu tollane hea sõber, äripartner, nüüd kahjuks juba lahkunud siit ilmast, Harri Veering oli see mees, kellega me koos ka Finestit tegime, kes oli mõne aasta varem hakanud vaikselt ettevõtlusega tegelema. Tema utsitas mind, mul oli väga hea töökoht ja hästi makstud töökoht Reval hotelligrupis. Ja see oli päris tõsine otsus, et tulla sellise mugava norralastele kuuluvast ettevõttest ära ja võtta ikkagi täiesti risk, aga ma olin tollal siis 43 aastat vana ja mõtlesin, et ühest küljest on nüüd piisav kogemus kogutud ja teist küljest on võib-olla viimane aeg, et veel midagi nagu suuremat teha. Nii et siis nii läkski ja kuna minu hea sõber ülikooli-kaaslane Toomas Annus oli oma firmale ostnud Tallinna kesklinna Viru väljakule kinnistu, millel ta planeeris hotelli ehitada, siis otsustasimegi konkureerida operaatori otsingu hankes. Konkureerisime selliste rahvusvaheliste tegelastega nagu seesama Scandic Hotels, kes oleks ka hea meelega siia hotelli tulnud opereerima. Aga Toomas, tubli Eesti mees, ütles, et miks siis peaks välismaalaste jõukust kasvatama, kui on vaja oma mehi toetada ja nii me selle konkursi võitsime ja sõlmisime 2005. aastal üürilepingu ja oleme nüüd siis seda hotelli alates 2007 detsembrist opereerinud läbi erinevate aegade, läbi raskuste ja läbi rõõmude. Praegu taas selle raske aeg, aga loodame, et kunagi me saame jälle rõõmu tunda sellest kõigest. Nii ongi see lugu, et kogusime tarkusi, kogemusi, lõime kontakte ja siis otsustasime, et nüüd hakkame oma unistust ellu viima. See on siis 14 aastat nüüd, aga ütleme, praegult on teil ka keskkonnamärgis Green Key, see on niisugune kompleksne süsteem kõike, mis puudutab keskkonna säästmist. Aga kui kaua see näiteks teil on või kas te juba kohe alguses siis mõtlesite nendele loodushoiu aspektidele? Ja nüüd see Green Key märgis on, rohelise võtme märgis on meil alates 2010, aga kindlasti, kui me alustasime hotelli projekteerimise ja kogu selle kontsepti väljatöötamisega, siis mõtlesime ja sisekujunduse kontseptsiooni läbimõtlemisega, siis väärtuste kirjapanemisega, et mõtlesime selle peale, et ikkagi kuidas ühest küljest hotell füüsiliselt ehitada sellisena, et teda oleks võimalik keskkonnasäästlikult opereerida ja teisest küljest, et kuidas luua keskkond, mis Tallinna kesklinnas pakuks kliendile sellist ubast olemist, looduse lähedast olemist ja
kui me füüsiliselt olime selle toote valmis teinud ja EAS võib-olla tol hetkel ei olnud EAS-i egiidi all, aga kui see rohelise võtme märgis projekti hakati ellu viima, lansseerima siin Eestis, siis me kasutasime ikkagi esimesel võimalusel seda ära, et taotlesime endale või kutsusime siis komisjoni üle vaatama ja tutvusime kõikvõimalike eeskirjadega, mida tuleb täita ja siis tegime vajalikud täiendused muudatused oma igapäevasesse tegevusse ja saime. Nii et 2010 alates oleme me kandnud seda rohelise võtme märgist. See vist oli tõesti siis, kui ta loodi. EAS tolla poolt, aga Turismiamet ja kui ma ei eksi, siis Tiina Tarma oli selle projekti juht. Ja on see märgis, sina oled olnud selles algussaadik, on see nagu muutunud ka midagi selle taotlemisega seoses, ütleme, kui nüüd rääkida puht niimoodi tehniliselt või kui raske see on või kui kerge see on? No päris detaile ma ei tea. Minu head kolleegid on nüüd otseselt selle protsessiga tegelenud, aga kindlasti ma pean seda ütlema, et see ei ole mingi formaalsus. Võib-olla soovki mingi konkreetseid näiteid? Ja, terve rida nõuded, mida tuleb jälgida ja mis tuleb korda seada. Et siin on hulk nõuded, alates prügi sorteerimisest, veekogustest, energiakulude jälgimisest, protseduurika peab olema kirjas, et kuidas neid nõudeid majas tegelikult ka jälgitakse. Nii et siin on nagu terve rida asju, mida igapäevaselt tuleb jälgida. Teatud asjad on investeeringutega seotud, aga terve rida nõudeid on sellised, mida on võimalik täita, jälgida majasiseste protsesside, protseduuride kirjapanemisega, nende tutvustamisega ja igapäevase jälgimisega. Seal on tõesti suur hulk erinevaid nõudeid, et neid võib vaadata Puhk-Eestis koduleheküljelt või kas või nordichotels.eu koduleheküljelt, kus meil on lisaks meie enda sellise vastutustundliku ettevõtluse ja keskkonnasäästliku ettevõtluse nii-öelda nagu alamlehel on link ka sinna Greenkey koduleheküljele, kus siis saab põhjalikult nende erinevate nõuetega tutvuda. No iga perekond ju ka igakuiselt mõõdab oma veetarbimist, oma energiatarbimist. Mis sa oskad näiteks enda selle hotelli puhul, näiteks vee puhul nagu esile tuua või sa mainisid ka, et tuleb investeerida. Näiteks, mida te siis olete teinud selleks, et vett säästa, mis see konkreetselt on ja tuleb see raha siis tagasi pärast selle säästmise pealt ka või, see investeering? No ikka, muidugi tuleb osaliselt tagasi, et eks ühest küljest on see ikkagi nagu selline nagu roheline mõtlemine, eks ju, et millele ei saa alati investeeringule tasuvust arvestada. Aga sellised elementaarsed näited, eks ju, et selleks, et veekulu vähendada, tuleb kasutada nendes segistites spetsiaalseid filteid või mis iganes asjad on, eks ju. Mingid seibid. Just, mingid seibid pannakse sinna vahele, millega veesurvet saab vähendada ja veekulu selle tõttu ka vähendada. Teine väga selline lihtne kasutatav võimalus on, et vahetada kõik, kas siis hõõglambid, lambipirnid või halogeenid LED valgusallikate vastu. Jälle selline lihtne võimalus, eks ju, mis nagu korraga, eriti kui on suuremad majad, tundub,
on üsna suur investeering, aga pikas perspektiivis, eriti kui me praegu võtame ka elektrienergia hinna taset, eks ju, siis seda nagu mõistlik teha. Või noh, remondi puhul näiteks, eks ju, et meie oma remondi käigus aasta aega nüüd selle COVID ajal tegime, eks ju, kapitaalremonti. Näiteks kõik põrandavaibad, mis me hankisime süsinikdioksiidi vabad vaibad. Näiteks, eks ju, 2545 ruutmeetrit vaipa oleme paigaldanud. Ja tootja on siis meile andnud tunnistuse, et nende vaipade tootmisega on säästetud 23 tonni süsinikdioksiide, mis on võrreldav 93 000 kilomeetri sõiduga või autosõiduga või siis tähendab 93 000 kilomeetriga see süsinikdioksiidi emissioon on võrreldav sellega, mida me oleme kokku hoidnud. Sellised vaibad on nagu siis kallimad ka või, ütleme, et siin otseselt sellist säästu kohta pole, ega nad ei kulu vähem, ütleme, kui vesi või energia. Seda mitte. See on lihtsalt nagu teadlik valik, et sa saad osta nagu selliseid vaipu, teist sorti vaipu ja sa ostsid nagu keskkonnasõbralikult toodetud vaibad. Ja, just. Aga see ongi nagu ma ütlesin, et sa ei saa alati seda investeeringu tasuvust rahasse panna, see on ikkagi pigem nagu selline nagu mõtteviisi küsimus. Aga teiselt poolt on see nagu ka muidugi turunduse või kommunikatsiooni küsimus, et sa mainisid juba, eks ju, meenutades neid algusaegu, et ega tegelikult tarbijad ja ütleme siin Põhjalas eelkõige niisugustele asjadele pööravad tähelepanu, kui sageli seal siis tuleb ette, et kohtad sellist nagu positiivset tagasisidet, et teil näiteks need samad vaibad on maas või kas on üldse keegi seda tähele pannud, ütleme, pärast seda remonti? No ega füüsiliselt, kui sa vaatad peale, siis vaip on vaip. Just. Jah, et sa pead ikkagi tegelema ise turundusega ja rääkima neid lugusid, mida me ka teeme. Palju teil töötajaid on? Meil on hetkel umbes 80 töötajat tavapärase 120 asemel. Ja kuidas on nemad sellesse keskkonnahoidu nagu kaasatud või mismoodi see teil toimub suures organisatsioonis? No, esiteks, eks ju, me üritame oma meeskonda komplekteerida selliselt, et kõik inimesed jagaksid nii omanike kui ka juhtkonna väärtusi ja üks väärtusosa on kindlasti see vastutustundlik ettevõtlus, mille hulka kuulub ka keskkonnahoidlik ettevõtlus. Ja et nii, et kõik algab nagu nii-öelda värbamisest, et saada intervjuud, eks ju, ja muu sinna juurde kuuluv. Siis meil on sissejuhatavad koolitused, kus me tutvustame oma filosoofiat, tegevuspõhimõtteid, kaasa arvatud siis seda keskkonnasõbralikku ideoloogiat. Meil on tähendab sisekorra eeskirjad, protseduurid, kõik on kirja pandud, mida me siis uutel töötajatel tutvustame, aga ka tööprotsessi käigus hoiame seda nagu aktuaalsena. Väga oluline on eeskuju, eks ju, alates juhtidest, kes peavad olema oma kolleegidele eeskujuks ja samas oleme me ka siis ühest küljest toetavad oma töötajate jaoks, aga teisest küljest ka oleme nõudlikud. Sa oled tegelikult mitu korda seda öelnud, seda teie nagu filosoofiat või neid väärtusi ja nimetanud seda vastutustundlikuks ettevõtluseks ja et see sama looduskeskkonna säästmine on ainult üks komponent sellest, et mis seal siis veel on? Võib-olla sa lihtsalt nagu ütledki, et milles see tegelikult siis tervikuna seisneb, kuidas te olete seda sõnastanud? Me oleme põhjalikult selle üles kirjutanud oma koduleheküljele ka, nii et saate kõik vaadata sealt ka, aga
aga see hõlmab jah erinevaid asju ja noh, ma alustaksin taas kord jälle sellest, eks ju, et me oleme kirjutanud üles väärtused, mille alusel me tegutseme. Seal hulgas on siis see, et me austame, hindame kõiki oma töötajaid, keda me oleme tööle võtnud. Me toetame, me koolitame, me oleme abiks. Sinna hulka kuulub see, et me mitte ainult nagu organisatsiooni sees ei ole üksteist toetavad, arendavad, õpetame üksteist, vaid ka me oleme abiks ja toeks ühiskonnas laiemalt seal, kus on vaja. Me oleme suured kultuuritoetajad, kultuuri ja kehakultuuri kaasa arvatud tippspordi toetajad. Sponsoritena? Noh, jah, ütleme, et oleme sponsorid, eks ju. Aga väga palju on ka selliseid asju, kus me toetame neid, kes tõesti abi vajavad, millest me tihtipeale ei räägi, et kui PÖFFi ajal on, eks ju, meie reklaamid suurelt üleval, siis tihtipeale on sellised nagu väiksemaid abivajajaid, kellest me üldse nagu kõva häälega ei räägi, eks ju. Vastutustundlik ettevõtlus tähendab ka seda, et me jälgime neid reegleid ja kokkuleppeid, mida on seatud nii organisatsioonis sees kui ka väljapool. Mis tähendab seda, et palka maksame ausalt, maksud maksame alati ära ja tähendab ka seda, et noh, näiteks see tänane COVID-i aeg, mis on siis esimesest päevast alates, olime me või vastutustundlikult, eks ju, opereerisime, kliente teenindasime, ei seadnud kahtluse alla seda, et kas COVID on olemas või ei ole olemas, vaid asusime ikkagi või korraldasime oma tegevused nii ümber, et saaks, eks ju, selles olukorras majandada ja täitsime reegleid. Nii et noh, see on tegelikult üks päris suur nagu selline mahukas programm, et soovitan vaadata meie koduleheküljele, et kus detailid on kirjas. PÖFF nüüd hakkab just ka, jah? Ja. Ja te olete siis selle korraldamisega ka olnud seotud ja olete ka nüüd selle tänavu praegult algavaga? Jah, 25. PÖFF on tänavu ja meie oleme olnud koostööpartneriks PÖFFile alates siis 2008. aastast, põhimõtteliselt alates sellest ajast, kui meil oli võimalik hakata toetama PÖFFi ja meil on olnud väga hea koostöö. Üldse, kui rääkida nagu sellest meie nagu koostöö põhimõttest või tegevuse ideoloogiast, et meie jaoks on oluline see, et teadmine või põhimõte, et selleks, et saada, pead sa midagi andma. Ja sa pead andma seda neile, kellega sa oled suuremas mastaabis ja väiksemas mastaabis koostööd alustanud nii headel kui ka halbadel aegadel. Ja eriti, kui me räägime kultuurist praegu, näiteks kultuuris, siis kultuur on samasuguses hädas, nii nagu hotellindus või turism laiemalt, siis meil ei ole hetkekski tekkinud seda mõtet, et me nüüd vaatame, kuidas me ise hakkame saame ja ütleme oma tublidele kultuuripartneritele, et vaadake, kuidas te hakkame saate ise, et ei ole nii, et paneme ikkagi õlad kokku ja katsume koos need rasked ajad üle elada. Tuleks korra veel nende klientide juurde, et ütleme, kui nad tulevad hotelli, siis ka nendel on ju võimalus kuidagi seda sama teie keskkonnahoidlikku poliitikat toetada. Mismoodi seda teete või kuidas te nagu neid suunate mingitele sellistele teemadele? Ma mõtlen just, et midagi praktilist. Ja, et enne jäi see vist vastamata, et kui palju üldse kliendid hindavad seda, et keskkonnasäästlikult majandatakse, et väga palju on suuri rahvusvahelisi üritusi, mille korraldajad
küsivad, et kas teil on keskkonnasäästliku majandamise programm olemas, kas teil on olemas mingisugused ökomärgised. Isegi kui nad on näinud kodulehelt, et teil on nad olemas, ikkagi küsivad üle. Ja tihtipeale paluvad, et saatke meile siis oma see programm, nii et see on oluline ja järjest olulisemaks muutub, ma usun, kuna nagu kogu see teema on ju maailmas järjest aktuaalsem ja sellest räägitakse kõvema häälega. Koormus loodusele lihtsalt järjest kasvab. Ja just. Ja lisaks on ka see, et inimesed järjest rohkem saavad nagu sellest aru, et inimtegevuse tulemusena eks ju võivad olla ka sellised fataalsed tagajärjed, mitte võib-olla meile, aga järeltulevatel põlvedele. Aga mis me praktiliselt mõttes teeme, et üks selline uus asi, millega me praegu tegeleme, on kontaktivaba klienditeekonna loomise tehnoloogia implementeerimine, mis tähendab seda, et need külastajad, kes ühel või teisel põhjusel tahaks hotelliteenust osta ja kasutada nii, et ta ei puutu kokku klienditeenindajatega, siis tal on võimalik kasutada tehnoloogiat, oma nutiseadmega teha check-in, täita registreerimiskaart ära nutiseadmes, osta lisateenuseid ja teha check-out ja maksta ka. Tänu sellele ühest küljest nagu hoiame mingil määral tööjõudu kokku, teisest küljest kutsume klienti üles seda kasutades vähem ka nagu kasutada paberit, eks ju, jääb ära selle check-in kaardi täitmine, mis on ikkagi nagu põhimõtteliselt nagu kulumaterjal, jääb ära ukse kaardi või selle võtme tasku kulu ja see on praegu meil implementeerimise käigus täies mahus veel töös ei ole, aga nüüd selle aasta lõpuks see teenuse pakkuja lubab meile, et see töötab täies mahus. Teine asi, mida me oleme nüüd siin üsna mõne aasta juba soovitanud kliendile, on see sama veeteema. Meil on kliendi jaoks esimese öö saabumisel on siis pudel vett, pool liitrit vett tasuta. See on plasmass pudel ja meil on siis pudelirääkijad, mille peale me kirjutame, et täida pudel ära ja kasutame ekraanivett. Ekraanivesi on väga kvaliteetne joodav. Alternatiiv oleks ju see, et me paneksime igaks ööks uue pudeli, aga sellega me ergutame siis klienti, et jooge meie ekraanivett ja siis see plasmasspudeli kulu on väiksem. Traditsioonilised asjad on need samad, kui te ei soovi vahetada oma saunalina, siis eks ju riputage nagisse, millest on palju räägitud. Nüüd uue remondijärgselt on meil ka muus jälle nüüd selline paberite vähendamise, paberikulu vähendamise üks meede on see, et meil ei ole enam trükitud, paberi peal trükitud do not disturb või ära häiri, puhasta, koristage mu tuba, palun ära silti, vaid meil on elektrooniline tabloo, kus seest saab vajutada nupu peale ja väljas hakkab tuli põlema ja meie toateenija näeb, et seda tuba võib siis või koristada. Et selliseid nagu mitmeid väikseid asju, eelkõige, mis on nagu ka paberi kasutamise vähendamisega on võimalik kasutusele võtta. Ja. Teil on restorani pool juba, eks ju? Et kuivõrd te nagu seal nagu näiteks Eesti või ütleme kohalikule sellisele toidule olete tähelepanu pööranud või võib-olla midagi sellest ka huvitavaid näiteid?
ja, no see on ilmselt ka nagu järjest leviv trend, et kasutage tooraineid, mida on võimalik hankida kodu lähedalt. Ja me oleme, ja see on ka muuseas klientide poolne ootus väga tihti, et esiteks oleks kasutatud oma kodumaist toorainet ja et see oleks korralikult märgistatud. Noh, ma ei tea, hakkab peale, eks ju, vabakasvatuse kanade munadest, mida me kasutame, mitte puuri kanamunad, kuni Läänemere räime ja Saaremaa hirvelihani välja, et me kasutame võimalikult palju kodumaist toorainet. Muuhulgas soovitame kliendile ka kannuvett juua ja kannuvesi on neile tasuta, me selle eest ei võta eraldi raha. Kodumaist veini kahjuks suurt ei ole võimalik pakkuda, eks ju, sellega on veidi kitsas, aga küll aga erinevad kodumaised sellised nagu väiketootjate joogid on ka ikkagi järjest rohkem populaarsust kasvatavad, et noh, üks asi jälle, eks ju, mis nagu seda jalajälge, ökoloogilist jalajälge ka vähendavad, on ka muude toodete kohapealsed hanked, et vähendada logistikakulusid, et ka nüüd remondi käigus me tellisime võimalikult palju mööblit, muud sisseseadet ikkagi kohalikelt Eesti tootjatelt. Noh, ühest küljest jälle see, et olla sellisele kodumaisele tootjale truu ja aidata kasvatada jälle omakorda, eks ju, nende jõukust, aga teisest küljest selgelt ka see jalajälje vähendamise küsimus, sest et selge on see, et noh, ma ei tea, kas või Põlvast mingi mööbli toomine Tallinnasse kulutab oluliselt vähem energiat kui Hiinast konteineritega kauba toomine, et terve rida jah, on ikkagi nagu selliseid võimalusi olemas. Kindel see. Ma vist ise esimest korda, kui ma panin tähele seda hotelli, ilmselt see oligi siis 17 aastat tagasi või midagi. Need kuused olid kohe seal katusel või? Kuused olid kohe katusel. Ja ma nagu mäletangi, et see, kui see oli, jäi kohe meelde, need ma ka nüüd. Ja no, kui ma alguses rääkisin ka, et kui me hotelli kontsepti tegime, siis meie üks idee oli see, et me looksime sellise looduslähedase keskkonna Tallinnat olevasse hotelli ja kui me majas sees kasutasime palju mustreid ja kujundeid, kus olid viited loodusel. Maja fassaadil on makrograafika, mis puudutab unepuud ja ka maja katusele arhitekt siis nägi ette elupuuheki. Mitte kuused. Ja elupuuheki ja väga paljud nii linnainimesed kui ka meie kliendid väljapoolt mäletavad meie maja selliselt, et see on see maja, kus on kuused katusel, jah, paljud arvavad, et on kuused. Et see on nagu osa sellest meie sellisest nagu looduslähedasest kontseptsioonist ja noh, ka rahvusvahelised uuringud ütlevad seda, et inimestele meeldib, kui neile luuakse ka hotellis selline keskkond, mis ei ole selline ultramoderne ja külm ja kandiline, et seal on selliseid elemente loodusest ja noh, meie üks selline loodusläheduse osa on ju ka meie mesilased hotelli katusel.
see oligi midagi uut, et kui ma neid kuuskasid, ma mäletan, eks ju, siis nüüd eelmine nädal vaatasin ka, et siis neid teelehte või see pilt tuli ette kuskilt Visit Estonia lehelt, et teil on tarud seal ja et toimub niisugune kesklinna mesinduse. Palju need on, kas teil on oma mesinik või kuidas see käib? Meil jah, mesitarud on nüüd katusel olnud vist, ma arvan, et äkki 5-6 aastat ja minule teadaolevalt olime esimene kõrghoone Tallinnas. Kõrghoone. Ise sööd sa seda mett? Ja ikka. Ja. Meil enda mesinikku ei ole. Väga palju selle turundusega seotud toredad uued ideed on pärit meie endise turundusjuhi Eakai Mesipuu käest. Seega meil on koostööpartneriks Tallinna Mesinike Selts, kes hoolitseb mesilaste hea käekäigu eest nii mee korjamise hooajal kui ka talvel. Meil on 6 mesitaru. Maksimaalselt on siis igas tarus 60 000 mesilast ehk siis kokku 360 000 mesilast. Nad korjavad väidetavalt 2-3 kilomeetri raadiuses ja kuna linnas on väga palju erinevaid õitsvaid lilli, põõsaid, mis läbi suve kasvavad, siis linnamesi on tegelikult väga huvitav ja mitmekülgne nii-öelda. Aga linnas on ju lisaks nendele õitsevatele taimedele hullult palju just autosid. No on jah, aga mesilan on selline õrn loom, et kui linnakeskkond oleks saastunud, siis nad lihtsalt sureksid ära, nad ei elaks meie juures. Aga ja me oleme lasknud seda mett uurida. Mesi on väga hea kvaliteediga ja mingit probleemi ei ole. Et küsid, et kas mina söön seda mett? Jah, söön küll ja söövad ka meie kliendid. Et meil on see mesi meie hommikulauas. On ka kärjemesi hommikulauas. Me kasutame seda mett oma söökide tegemisel restoranides, kokteilide tegemisel ja see on ka hea kingitus meie partneritele siin ja seal ja see tekitab sellist toredat elevust ja mis on ka oluline, et see on üks hea lugu jälle rääkimiseks ja lugusid on meil ju vaja. Mul on see ka täitsa ikkagi uus teema. Ma küll olen nüüd näinud, et Sloveenia samamoodi Ljubljanas pealinnas seda tehakse, aga ma nagu seda, et ütleme Tallinna kõrghoonetes, et tuli mulle uudisena. Ja, seda erinevate majade katusel nüüd on minu teada LHV katusel, LHV maja katusel on nüüd märksa kõrgemal kui meie mesilased, eks ju, ja veel mõnes kohas. Nii et linna mesi ei ole üldse enam mingi haruldus. Seda leiab siit ja sealt ja teistest linnadest ka. Mul on siin tegelikult see asi hakkab meil nagu juba vinisti sirgele jõudma. Mul on siin niisugused traditsioonilised ka lõpuküsimused. Kes sinu eeskujud on? Kus sa sellist inspiratsiooni saad, kui nüüd võtame selle sama loodushoiu teemad? Ja, alustaks kaugelt, et kõige suurem inspiratsiooniallikas on olnud minu arengul on olnud minu isa, kes tõsi küll 96. aastast on ka juba parematel jahimaadel, aga ma arvan paljuski selles, kes ma täna olen, ma võlgnen tänu temale. Inspiratsiooni saan ma iga päev oma kolleegidelt. Kõik, kes minu ümber on, ma olen katsunud ikkagi võtta tööle endast targemad inimesed. Vähemasti oma kitsal erialal on nad kindlasti minust targemad ja mulle meeldivad need kolleegid, need inimesed, kellel on palju ideid, kõik ideid kunagi ei saaks ju ellu viia, aga oluline, et oleks ideid ja kuna meil on selline ideede vabadus, ma võin nii öelda, et kõik saavad oma mõtteid edastada, esitada ja mina olen ka üldiselt selline
innustuja, et kui on selline tore idee, siis ma tahaksin selle kohe ellu viia, nii et ja tegelikult just nimelt minu omad lähedased kolleegid, kellega mitmetega ma olen töötanud väga kaua aega koos. Meie turundusdirektor Kersti Vaino näiteks, kellega alates 89. aastast oleme me väikeste vahedega aga koos töötanud. Ja täna on minu eeskujud ja minu innustajad tegelikult ka minu lapsed, kes on ühel või teisel moel ka turismi ja ka minu oma ettevõtlusega seotud ja nemad sellise uue põlvkonna inimesena ja maailmas palju ringi reisinud ja elanud ja koolitatud inimestena näevad maailma sellise värske pilguga ja ma kuulan neid väga tähelepanelikult ja lõpuks, eks ju, meie igapäevasest tegevusest oleneb ju see, et mis me neile üle anname ja seesama ettevõtluski, eks ju, ettevõtluse tulevik oleneb ju väga palju sellest, kui vastutustundlikult me praegu seda ettevõtet juhime ja igapäevast tegevust opereerime. No turismimajanduses on nagu, ma ei teagi, kuidas öelda, põnevad ajad. Muutused on nagu suured ja nii üle ilma kui Tallinnas, eks ju, Eestis, et milline sinu selline nagu optimistlik või positiivne 5 aasta nägemus on? Mis on 5 aasta pärast, kuidas see asi on? No ma loodan väga, et ei lähe nii kaua aega selleks, et taastada mõistlik normaalsus. Aga kindlasti läheb 3 aastat, see on nagu päris kindel. Mõnes mõttes see uus normaalsus saab olema teistsugune, kui see varem on olnud. Inimeste, mis puudutab nagu reisimist, inimeste võib-olla eelkõige nagu tööreisimised, harjumused tänu tehnoloogia arengule on muutunud, aga muuhulgas ka tänu sellele samale keskkonnahoidlikule suhtumisele. Ma usun, et teatud hulk reisimist jääb ära, mis on reisimine, mis näiteks on olnud tavaline varem, et kui lihtsalt sõidetaksegi 9 ööks lennukiga, ma ei tea, näiteks Vilniusesse ja ühe koosoleku pärast ja tullakse järgmine päev tagasi. Et pigem inimesed järjest rohkem mõtlevad selle peale, et kas mul on ikkagi mõtet minna. Ühest küljest oma aja kasutamise mõttes, ajaressurss on meil ju piiratud, aga teisest küljest ka sellise üldise ressursi kokkuhoiu mõttes. Et ma arvan, et seda jääb vähemaks. Mainisin tehnoloogiat, täna tehnoloogia võimaldab ikkagi väga palju koosolekuid, ka konverentse pidada niimoodi ära, et inimesed on erinevates maailma kohtades. Aga samal ajal ma usun sellesse, et inimene on ikkagi nagu selline sotsiaalne loom, et ta tahab teise inimesega kokku saada näost näkku, tahab ikkagi kätt suruda ja vahel ka kallistada, eks ju, rääkida näost näkku juttu, nii et ma usun, et selline tavapärane reisimine ei kao mitte kuhugile ja võib-olla küll muutub mõnes mõttes reisimise struktuur, aga küllap ta jääb. Aga jah, kui me mahtudest räägime ja ka rahalistest mahtudest, siis 5 aastat on ilmselt realistlik prognoos, et selleks ajaks võiks taastuda. 3 aastat on optimistlik, aga mina sellise parandamatu optimistina usun ikkagi, et pigem see taastumine on kiirem ja mis siin salata, et taaskord jälle ikkagi nagu suhteliselt eaka inimesena, ega mul pole aega oodata lõpmatuseni, et millal taastub, et eks ma
pean ise ka selle eest igapäevaselt võitlema ja vaeva nägema, et saaks jälle nagu selline normaalne eluolu taastuda. Siis selline teema, kujutame ette, et loodusele anda juriidilised õigused. Mida see muudaks, mis oleks teisiti? No, eks me oleme ka ju osa loodusest. Meil on need õigused olemas, ka meil juriidilistel isikutel on õigused olemas, aga nendel saanud. Ma usun seda, et selline, et seis oleks ilmselt ikkagi rohkem sellist nagu tasakaalustatud üleüldist ressursside kasutamist, et looduses on, eks ju, subjektid ju väga erinevad ja inimene on nagu üks subjekt ainult. Et küllap siis ikkagi oleks nii, et oleks tasakaalustatum ja ei oleks nii, et nüüd inimene ainult väga kitsalt oma vaatevinklisse seisukohast kasutab kogu loodusressursse, mis ju täna saadaval on. Et täna tundub, et inimene on ainukene mõtlev organism siin maamuna peal ja universumis, aga jah, kui vaadata seda, eks ju, et mis on inimese tegevuse tulemus, siis tihtipeale võib mõelda küll pigem, et inimene ei ole üldsegi mõtlev organism ja pigem inimtegevusega hävitatakse seda, mis meile loodus igapäevaselt on pakkunud. Nii et ma väga tahaks loota, et juhul kui loodus oleks kõige kõrgem instants, siis meie elu oleks oluliselt tasakaalustatum ja pikem väljavaade ja sellisele jätkusuutlikule tulevikule oleks olemas. Aga samas jälle, et kui me vaatame tagasi sellele, et kuidas loodus on siis seda maailma arendanud, siis ikka mingi aja tagant on ju loodus ühel või teisel moel oma regulatsioonid teinud, eks ju, et kõik need jääajad ja mis on olnud, et ju siis ikkagi ühel või teisel hetkel loodus jälle võtab enda kätte need volitused ja asub reguleerima sellist nagu ületegevust ja seab korra majja. Lõpetuseks paluks sult ka ühe raamatu soovituse või võib ka ju mitu raamatut olla? Ja mina loen üldiselt mitut raamatut korraga ja need on reeglina erinevatest žanritest pärit, et natukene olenevalt sellest, kuidas meeleolu on, et kas midagi kergemat lugeda või vähe keerulisemat, aga mul näiteks praegu hetkel on laua või raamat öökapi peal on Vahur Afanasjevi romaan, mitte see viimane, vaid see, mis ta 2017 sai, millest ta sai, eks ju, selle kultuuri või selle preemia Bogdan ja vabandust, Serafima ja Bogdan. Minu vanaema või minu ema on pärit Peipsiäärest ja sealt on tore lugeda natukene nagu selliseid sealt samast kohast pärit lugusid. Aga kui tahta natukene lugeda tänases keerulises maailmas mingit sellist nagu, ma ütleks alternatiivi, aga mainstreamist erinevaid seisukohti, siis ma soovitaksin lugeda Rein Müllersoni sellist eluraamatut Elada huvitaval ajal, needus või võimalus, kus läbi erinevate aegade Rein Müllerson tegelikult kirjeldab, võrdleb sellist nagu mainstream lähenemist
natukene võib-olla sellist alternatiivsetest vaatenurkadest lähtuvalt ja väga huvitav selleks just, et oma sellist maailmapilti arendada, sellisest mainstream lõksust välja pääseda. Ja mina kui hotellinduse ja restoraninduse inimene hiljuti lugesin toredat raamatut Avameelselt köögist Antoni Bourdaini sulest. Selline kerge lugemine, aga väga selline, ütleksin, et väga selline sügav sissepääs või sisenemine sellisesse köögimajandusse, ja peakokkade elusse, et ka nagu selline natuke meelelahutuslik lugemine, aga väga huvitav, et võib-olla need kolm raamatut, mida ma nagu soovitaksin, et aga hea on hoida jah, erinevaid raamatuid töökopi peal ja lugeda vastavalt sellele, kuidas nagu meeleolu on. Tähtis on, et ikka lugeda. Aitäh sulle, Felix, et leidsid tunnikese. Ja ma ei teagi, soovin mõnusat PÖFFi. Sa ju saad sellest osa, eks? Ikka, aitäh. Täna õhtul lähen avamisele ja vaatan ka avafilmi ja kindlasti vaatan PÖFFi ajal filme nii kinos kui ka tõenäoliselt üle veebi, nii et kutsun kõiki vaatama PÖFFi filme ja kõigile head lähenevat isadepäeva ja kes ei ole veel valinud omale kohta, kus isadepäeva tähistada, siis Nordic Hotel Foorumis on pühapäeval isadepäeva brunch lõuna, nii et tulge meile külla. Kena nädalavahetust. Aitäh sulle, kõike head. Nägemist. Kõigile kõike head.